Tere tulemast Musta kassi tara lugemisse kaksikud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 19–25 jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädala alguses on teil nagu valikud. Et see on karikate 7 ja karikate 7 on valikud, aga mitte kõik nendes valikutes ehk nendes karikates olevad ahvatlused ei ole head. Osa neist on illusioon, et kõik ei ole kuld, mis siilgab, ütleb see kaart. Et olge oma valikutes siis nädala alguses väga tähelepanelik kaaluge hoolega. See järgmine kaart on müntide 9 ja müntide 9 ütleb seda sama, et teie olete oma laeva kapten ja teie otsustest sõltub see, kuhu suunas see laev liigub. Ja tuleb ka nagu tööd teha selle laeva juhtimisel. Edasi tuleb mõõkade 3 ja tuleb karmakaart. Ja teie süda hirmsasti valutab millegipärast, mis juhtus minevikus. Kas keegi on teinud teile minevikus tohutult liiga? Olete te ise millegiga hakkama saanud, mille pärast teil süda valutab? Seda minul siit väga raske hinnata. Sest karma on mineviku kaart ja südamevalu on nende mõõkade näol täiesti selge. Siin all on kuukaart. Kuukaart ütleb ka seda, et kui miski on liiga hea või liiga halb, et olla tõsi, siis see nii võibki olla. Aga et kõigi fakte tuleks kontrollida. Kõik lepingud tuleks läbi lugeda rida-realt. Et siin on nagu selline, no mina ütleks ikkagi, et see on ikkagi seotud selle minevikus juhtunud asjaga, mille pärast teil süda valutab ja võib-olla need valikud seal nädala alguses on ka seotud selle minevikus juhtunud halva asjaga, mille pärast teie süda valutab. Siin all on veel karikate kuningas ja karikate kuningas räägib seda, et hoidke enda emotsioonid tasakaalus. Ühesõnaga ei ole vaja teha tormakaid otsuseid. Mis iganes südamevalu teil nüüd ka sellel nädalal on, selle minevikus juhtunud asja pärast, siis ei ole vaja teha tormakaid otsuseid. Sest tormakad otsused ei vii alati sihile. Selle nädala lõpukaart on meil sauade 2. Ja sauade 2 räägib sellest, et teil on plaan. Ja nädala lõpuks on teil see plaan selge, et te suudate selge peaga mõelda. Ilmselt ma loodan, et lahti lasta ka sellest minevikus juhtunud jamast. Saate üle oma südamevalust ja suudate asjadele ratsionaalselt mõelda. Nii ratsionaalselt, nagu see karikate kuningas siin eeldab, et lugege, mõelge väga nagu hoolega kõik läbi. Enne kui te mingi otsuse teete, siis kaaluge nagu absoluutselt kõike. Ja valik on teie, nii palju kui ma nädala alguses aru saan, on teil valikud ja nädala lõpus te jõuate selgusele oma valikute osas. Elage lihtsalt see vahepealne aeg üle ja iga olukorraga, kui seda ei saa parandada, siis tuleks sellega leppida. Mina ei saa kindlasti teile anda siin mingit nõu. Mina räägin seda, mida mina siin kaartide peal näen. Ja eks igaüks ju ise kuuleb ja saab aru asjadest täpselt nii, nagu tema selles hetkel aru saab. Et eks minu sõnum kõnetab ikka seda inimest, kellele see sellel hetkel, kui ta seda videot kuulab ja vaatab, kellele see mõeldud on. Kõik teised, kes sellest videost mitte midagi ei saanud, andke andeks, ehk järgmine kord läheb paremini ja on ka teile midagi. Aga mina tänan. Kohtume järgmisel nädalal.